Jah, täpselt, 45 sügis. Oleks siiski õiglane ja aus nimetada esimese koosseisu mängijat. Vello Jõesaar, teine trumpet, esimene oli siis Aksel Talpsepp, kes pärast hakkas tromboni mängima. Klaveril oli Veliks Mandre, siis olid vennad Jürmed, üks mängis viiulit ja teine siis akordion või klaverit, kuidas vaja oli, bassi. Siis oli Karing, aga Vello teab ise paremini neid. Arrot sa nimetasid või? Arro oli jah. No ja need olidki esimene koosseis, ega sealt pealt võtta ju koolist kedagi. Kahjuks on suurem osa neist läinud Manala teele. Mul on nüüd teile selline ettepanek, nagu Ameerika kohtus, et te panete käe südamele ja vastate ausalt kahele mu küsimusele. Tähendab, kui te pidasite esimest aastapäeva, kas te arvasite, et see Big Band peab 50 aastat vastu? Ei, seda küll ei uskunud. Samad sõnad. Siis oli ka aasta möödunud Nõukogude okupatsioonist. Kas te kunagi oma sisemas uskusite, et see okupatsioon lõpeb kunagi? Lootsime mõne aasta pärast, aga pärast kadus lootus ära. Päris ära ei kadunud. Natuke ikka usku veel järgi, et kunagi peaks ometi jõudma see asi ka lõpule. No ma usun, et mõlemad sündmused on aplausi väärt, et Mikid on 50 aastat vastu pidanud ja Nõukogude kord on kukkunud. Ja nägid, käsi oli ka südamel ka. Paari sõnaga, tähendab, kes seda tööd siis toona vedasid? Ülo Raudmäe üks. Ma ei mäleta, kes päris esimene oli. No esimeseks oli Harri Kõlar, kes aitas seda dirigendi kohuseid täita nii kaua, kui 48. aastast oli siis Raudmäe juba pidevalt dirigent. Ja muidugi jõudumööda abistas Veliks Mandre, kellest sai dirigent peale seda, kui olid juba teised dirigendid vahepeal. Ja seal olid siis Laansu Mill ja Ustu Sagur ja siis oli Veliks Mandre. Ma ei tea, kas härra Ustu Sagur on saalis? Ei ole. Aga Veliks Mandre küll. No, temaga kohtume hiljem. Nii, ja siis juba vahetati välja. Ants Meristo on praegu seal. Vahepeal tuli veel Mandre tagasi ja siis jälle uuesti Meristo. No 50. aastate alguses oli ka see kurikuulsus saksofoni keelamine. Kuidas teie Big Band ilma saksofonideta mängis? Ei, me ei saanud ilma üldse läbi. Meie ei olnud ju niimoodi väga suur kontsertorkester, aga tantsupidudel ei hoolinud keegi, kas sa mängisid saksiga või ilma saksita. No ise kirjutasin natukene muidugi loomulikult juurde, aga põhiliselt kasutasime ikkagi välismaa muusikat. Makilt maha kirjutatud ja tähendab neid Kesk-Euroopas neid rindemuusikat täpselt samuti, aga kõik läks muidugi sellisel tasandil, et pidime laveerima, paneme sinna Eesti nime jälle ja kuidagi moonutasime selle pealkirja, nii et asi läks läbi. No ja juba toona, kui nüüd ajaloos veel sorida, 57. saite esimesel noorsoofestivalil laureaadi tiitli, eks ole, ja neid tiitleid tuli hiljem rohkest. No neid, ma ei tea, palju neid tuli, aga seekord oli küll, jah, nii. Taga seisab selline väljend nagu Peldiku kaja. No nii oligi, esimene kaja nagu tekkis, ei mäleta praegust aastat, aga kui me tegime esimese nii-öelda estraadikava Estonia teatris, siis oli mul hea sõber, oli raadios Ernst Weber ja tema soovitas mulle, et kuule, ma rääkisin talle, et kaja on väga hea ja kuuleme raadiost ja ta ütles, et kasuta tualetti, nalja või. Aga no tualett on, nagu te teate, eriti teatrites on üks seinad kahvelkivides, mis veegeldavad tagasi, no kuidas see mikrofoni paned, nii ta see kaja suurus on. Ja jäigi see nimetus Peldiku kaja. Ja kui need võtted olid tehtud ju praktiliselt ühe mikrofoniga, eks? Jaa, algus küll. Aga kuna see oli juba enne sõda olnud, Straadioga mul oli tihe koostöö ja kõik need sümfooniaorkestri lindistused tehti ühe mikrofoniga. No stereot veel ei olnud ja see kukkus tasakaalult kõige paremini välja. Muidugi, kus sa mikrofoni panid. Selles see küsimus oli. Aga kui ma ise kuulasin ka neid, kui me ümbervõtted tegime siin, ega ei saa laita. No muidugi
põhiline oli ju orkester. kõik on ainult pillimessest ja kuid ka sellest, kes selle mikrofoni paneb. Täpselt. raske on tulla teile ütlema midagi üllatavat, sellepärast et põhiüllatus olete teie ise. Niisugune asi oli üldse reaalsuses võimalik, et asjaarmastajate ehk amatööride bänd püsib koos 50 aastat. See ei ole usutav. Ja kuidas see on teoks saanud, see jäägu teie saladuseks. Mina tean seda omast käest ja julgen veel kord öelda seda, mida ma olen ütelnud iga teie juubel. Teie olete, ma ei tea, kas papa ja meie poeg või olete teie mamma ja meie oleme tütar, aga igatahes, kui oleks Mikide bändi olnud, ei oleks seda bändi olnud, kellega ma töötan ka nüüd juba 41 aastat, see on ime minu jaoks. Aga 50 aastat on üle mõistus ime. Ja veel kord ütlen seda, mul ei ole midagi teile muud anda, kui iga 10 aasta kohta õis. Aga seda tahaksin öelda, et siin orkestris tema algpäevil olid mitmed mehed,
kes olid mulle head sõbrad ja üks neist oli minu hea õpetaja, Felix Mandre. Kui teda poleks olnud, ma ei oleks vist hakanud üldse noodi asjandusega tegemist tegema. See on suurepärane orkester olnud, siin on olnud suurepärased inimesed ja aeg-ajalt on siin olnud neid mehi, kes on käinud mulle asendamas või nii, aga ma julgen öelda, et teate, orkestrid alati konkureerivad ja nendel tekivad võib-olla vahel veidi teravad vahekorrad, aga Mikid on olnud mulle see bänd, kust ma ei ole julgenud kunagi kutsuda oma punti meest mängima, sest et ma olen kartnud, et ma purustan kuskil ühe tükikese seda väärtuslikku kristallvaasi, mida te olete ehitanud aastat. Te olete olnud mul suur eeskuju, suur õnn ja see on Eesti rahva ime, et on olnud bänd, kes on suutnud püsida koos 50 aastat. Tänan teid, olge tublid, tehke imed, püsige edasi. Ja ma pean ütlema, et hirmus tore on siiski praegu veenduda, et see juuretis on olemas ka siin praegu Mikides. Ja ma ei oska muud mitte midagi öelda kui seda, et andke aga edasi nii palju kui jaksu on. Ja õnne, edu, tervist ja häid lugusid. Igavene iriseja. Ja kui midagi viltu on, siis on kõik teised süüdi, aga sina oled puhas. Ja sinu jäärapäisus võib inglikannatusega inimese ka välja vehastada. Aga nagu ütleb viiuldaja katusel peategelane, aga kui me vaatame asja teisest küljest, siis näeme, et sa oled 72. aastast peale Mikised jõudnud koos hoida. Ja luba, et ma kõikide nende vanade Mikide ja veteranide ja veterinaaride nimel soovin sulle edaspidiseks jaksu ja jõudu. Ja kui eelmine kord ma andsin sulle üle väikse sümboli, siis nüüd luba, et ma annan sulle üle uunikumi 50 aasta vanuse Mikide lahinglipu. Avo Joala, Tiit Remma, Vello Meriste. Tromboonid, ma nüüd teaks, Jüri Maimik, Enn Siim, Eiki Kalaus, Kait Tiitso ja Guido Kongas. Trompetid, Jaak Oselov, Vello Sillandi, Andres Kurling, Martin Pakk ja Toomas Raud. Rütt, bass, Toomas Aron, trummid, Eino Tandre, Big Bandi dirigent ja klaverdaja Ants Meristo. Ning võimenduse eest hoolitses täna Enno Blumfeld.